Werner Pantoni kõrval on Intera, on niimoodi. No vot, ja kui ma nüüd küsiks, see on mööblitootja või kontorimööblitootja, kuidas te nimetate? Maaletooja. Mööblimaaletooja, okei. Milline on siis selline kontorimööbel aastal 2040, mis on tehnoloogia, innovatsioon, kuhu poole me liigume? Kas kontoritoolid sõidavad ise? Kontoritoolid vaevalt, et ise hakkavad sõitma, aga ka meie maailmas on tõsi see, et kõik uus on hästi unustatud vana. Need, kes mäletavad 15 aastat tagasi, tahtsid kõik mööblitootjad panna kõiki võimalikke mööbliasemeid rataste peale. Tol hetkel see vähemalt Eestis nii palju pidepunkti ei saanud. Meil käis eelmise aastal külas mööblitootja Vitra polgaline futuroloog, kelle ülesanne mööda maailma ringi reisida ja vaadata, kuidas innovatiivsed ettevõtted töötavad. Tema oli täiesti veendunud, et tulevik on hästi kirju. Asjad, mida me täna teeme jätkuvalt edasi. Uusi viise, kuidas me kontoris tööd teeme, tuleb juurde. Mida see tähendab, on see, et meil oleks vaja ka seda kontorit vastavalt sellele, mida me täna teeme, ümber tõsta. Mis tähendab omakorda seda, et enamik mööblitükke saab uuesti rattad alla. Et kui tool on täna juba rataste peal, siis ka laud, kapp, vahesein, taimesein, mis iganes mõeldav mööblitükk. Ja esimesed pääsukesed on täna meile kohale jõudnud, et inimestele, kes võib-olla ei ole igapäevaselt aheldatud 2 suure monitori külge, vaid kelle tööülesanded nõuavad rohkem liikumist. Neile on nüüd välja tulnud uus selline tore pisikene, täpselt küünannuki laiune ratastel lauakene, mis saab ruumis ringi liikuda ja mida igaüks saab enda jaoks sobivaks panna ilma, et oleks vaja seda lauda ühtegi pistikusse ühendada. Et selles suhtes selline tore pisikene mööblitükk, mille kõrgust, kaldenurka ja asukohta saad ruumis vastavalt oma tujudele muuta. Kohe varsti tulevad sellele järele nõupidamiste, seminariruumide lauad, taimeseinad, ratastel kapid, mida iganes te endale ette kujutate. Väga tore. Tead, kui sa seda lauda näitasid, mul tuli meelde oma armas, kallis 93 aastane äi, kes kasutab rulaatorit natuke liikumiseks, et siin saab juba hakata ette valmistama selle lauaga, et paned omale niisuguse laua, kas sellega saab ringi käia. Kui ma pidurid võtan ära, siis ma saan mööda koridori ringi käia selle lauaga. Või mitte mööda koridori, vaid mööda kontorit, office'id. Ikka saab. Kui organisatsiooni kultuur seda ette näeb, siis meie poolest jalutage kilomeetrid ja kilomeetrid. No, see oleks väga kihvt, kui tulevikus kontorilauad asendavad rulaatori inimene, siis käib lauaga ringi. Väga põnev. Ja teil on, ma saan aru, et te loosite midagi välja ka nüüd pärast järgmist ettekannet. Me tuleme siia, mis asja te välja loosite? Oli see Peugeot 206 või 3006? Autod siiski mitte, see meie valdkonnast veidi kaugele, aga need kenad toolid, mida kõik laval näevad, loosime ühe Panton Cherry välja õnnelikule võitjale, kes siis pani ka kirja selle, mis värvi tooli ta soovib. Ühtlasi teeme siin väikest turu-uuringut, et mis värv siis kõige populaarsem on, aga sellest ja võitjast siis juba peale järgmist paneeli. Kas veel jõuab kirja pane või on see lukus juba? Ei, lukus ei ole midagi. Senikaua, kuni järgmine paneel kestab, on aega veel tulla ja nimi kirja panna. Väga tore, need hüppakesid läbi, me oleme Interas, vaadake need samad toolid, mis lava peal teile silma torkavad, need plastmasstoolid, mis seal on, jah. Saate värvi valida ja kui õnn teile naeratab, saate sellise tooliga koju minna.